Tere rahvas ja täna oleme tulnud siia Püssi raudtee ülesõidu kohta, sest siit on hea video alustada. Siit läheb karjääri raudtee, kus on kivihunnik ees. Aga siit läheb siis õige raudtee Tallinn-Narva oma minu teada. Ja Alar hakkab ka video tegema, nii et noh. Ma lähen siis praegu sinna Püssi Tuhamäe poole. Ma väga ei näe muidugi ekraani, sest mul on see päike ees. Ja Alar käib ka paar sõna juttu. Hello! Räägime täna sellest, kuidas me läheme Tuhkari poole jälle. Okei, läks. Aga mis siin Preigal sellest olukorrast rääkida? Preiga ma tulin peale kooli, kui kõigi mul peal lõppes kell 4:30 ja ma olin... Aga ma vahetasin kiiresti riided ära ja tulingi siis täna õue. Ma alunen kõigu. Huvitav, kas seda ka keegi kasutab siin enam? Ei tea, aga eemal on üks... Siin kuskil peaks see kangi koht olema, kus see kang oli. Kangi üle. Selle tehasega vist hakatakse varsti lammutama ja ehk tuleb kood video sellest. Hüdrotehas. See veel on. Aga inimesed, te muidugi peaksite kirjutage alla, kuhu ma võiks minna veel. Te muidugi ei tea Püssist mitte midagi, aga kirjutage kas või Kiviõlis. Kui keegi elab Püssis, siis võiksite kirjutada, kuhu minna. Ma lihtsalt ei tea enam, kuhu minna. Tuhamäel ma olen nii palju juba käinud. Seal on juba päris igav. Aga üks koht on tegelikult veel ja see on üks mahajäetud raudtee, kus on 2 haru. Võib-olla käin sellega midagi läbi videos. Aga see on ka tulevik Preiga, ma ei oska ennustada. Aga... Ei ole mingi punkt. Et meil on ka tõestus olemas, et siin toimub mingi tegevus, sest kui hästi te näete, aga seal on... Oota. Oot seal taga näete, on peldik. Ja muidu teeb koht näeb välja sihuke. Kunagi pidavad olema katlamaja, aga ma isegi ei tea. Ei, tegelikult see oli vanasti kütted. Meie koortesse tuli kütte. Aga üks ideeplaan on see, et roheline tuli on. Ma ei tea, ma väga ei näe. Aa, see ongi suumitud. Näete, roheline tuli. Et aga rahvas üks vahepaus tuli siia. Kass. Aa, see võib nakatunud olla. Millesse? Jaa, aga tal võib olla see kassi haigus. Sest kui kellel ei ole seda kaelarihma, see on haige. Kellel on, see on kodunud. No mul ei ole, minu kassil ei ole ka kaelarihma. No jah, aga... Kass, mida ma teen sinuga? Mul on juba niigi kodus 2 kassi ja mul pole rohkem vaja. Või kui poolest asi läks päris kalliks juba kätte. Sest jah, mul on olnud 3 kassi ja 2 koera ja see hind oli nii ulmene, mis toidu peale läks, et ise ka ei usu. Okei, Kass, anna andeks, aga meil ei ole sinuga tõesti midagi tarka teha. Ja ma ei saa sind enda kohta ka võtta ja ma ei tea. Teen sammuses veel. Lähme alla praegu. Võsed, et... Oi juman. Kukun siit alla praegu. Kõik käest tuleb olla. On! Okei, ta ei plaani enam alla tulla, ta teab, et see on eluohtlik kasside jaoks. Alar on siin eluohtlik. Ei ole. Asi on kompliite, nagu jälle naljaks teistel on. See kiisu käed istub seal, võib-olla saab pärast kuskil lühemad teed tagasi teisib. Oo, ta tuleb alla ju! Mis sa teed seal? Ta tuleb ikka üldiselt! Kiisu kätt on kuskil siin jälle. Okei, inimesed, kass jäi maha nüüd, ta tahtis siia alla ka tulla, aga ta jäi maha sinna kuhugi. Või noh, ta jäi poole tee peal, läks pööras ümber, läks tagasi.
Siis meil pole temaga tõesti midagi tarka teha. Kui keegi tahab tulgu tuhkari juurde ja püssi tuhamäe juurde ja võtku endale kui väga. Aga ennem kindlasti käige vaktsineerimas. Ja seda tuleb ka teha. Tehku süsti. Jumal võib teada, mis tal on. Ei, mis me läheme suure tuhkari otsa. Eks vaatab, kui sa viitsiks. Ma ei usalda eriti minna, kui on kooli. Ei ole, ma vaatasin ära. Jaa, aga see on ju kooli. Ei ole. See on niisama. Kood, hakkab minema. Nii palju on tehtud ja päris palju veel minna. Jätkame. Ja nad on väikest puhkepausi. Ma vajaks ka puhkepausi sealt. Käimise teha. Mulle tõid ikka vedete minna. Tuul on küll päris tugeva. Äkki selle pähe külm hakkab. Olete valmis jätkama või? Kui mingi puhan on, siis jätkama. Nii. Palju ma filmid olen? Nii palju. Okei, Haavas. Alutame selle mäe koos. Te lihtsalt juurde, kui väsinud on. Aga palju pole enam, nii et noh. Ikka näete, mis toimub või? Jaa, enam-vähem. See on natuke niuke kõver. Okei, natukene veel. Näed sa veel. Näed sa, natuke sa palju veel. Nii. Nii. Siit on vaja alla sõita. Jõuan praegu väga teha ei taha. Oota. Inimesed. Me valutasime püssi suure tuhamäe. Puus käib ka nagu Hea on see, et praegu ei lenda siis seda tullu. Suured vahel. Tulekõissi vahest roppus kogu see tolmu lennata. Ja see ei ole kuigi lõbus. Ja vaadake. See on siis püssi. Siuke imepisikene. Ma ei tea, aga ma isegi praegu näen. Teie seda vaevad, siis juba näete, aga ma sulun korra sisse. Võib-olla seal kaugel. Võib-olla seal hästi kaugel. Te näete ühte väikest korsten, siukse hästi pisikest. Seda ei isegi tegelikult metsasest välja. Aga see koht seal on võib-olla tehtud, et tõenäoliselt keegi ei näe. Aga see on see koht, kuhu me minu ja Alaga sünnipäeval lähme. See on maha jäetud kummivabrik. Sellest, kui see päev juhtub, siis ma räägin täpsemalt kõigest. Ja siis vaatan üldse, mis teha teiega saab. Nii, seal nagu veel see. Ma olen vabandanud, kui ma ei nii hüppes lähedal. Aga näete, see on siis Püssilinn. Seal, ma isegi ei oska öelda praegu. Seal näete seda pisikest valget maja, kus need kõrgevingi torniki on. Voot see seal. Kaamera keskel. Sealt hakkab enam-vähem püssi. Ja ma ei näegi lõppu väga.
lõpp on, ma isegi ei oska täpselt öelda, kus. Sest lõpp on Lüganusel, aga Lüganus on metsa sees, ma ei näe võiga Lüganusel. No vot, enam-vähem seal metsa sees kuskil ta lõpeb. Vot seal metsa sees ta kuskil enam-vähem lõpeb see püssi. Ja siit poolt kuni sinna Repo lõpuni vist. Näe väga. Ma ei tea isegi, mida ma näitan. Näe, vot seal enam-vähem lõpeb püssi. Aga te nägite nüüd püssi ära. Ma ei näe väga oma telefonist tegelikult. Ma järgmist video tegema, ma võib-olla panen heledust natuke tugevamaks. Preiga, oodake korra. Aga võib-olla te preiga ei näe väga täpselt, aga ma näitan teile kohe. Seal on see püsikene. Aga praegu ma isegi ei tea, kas püssist ikka veel tegelikult palju näidata, aga mul on videoaeg varsti üldse samas tegelikult. 4 minutit meil on. Ja võib-olla ma seletasin mõned kiiremad asjad täpsemalt kiiresti ära, siis annan teile veel viimase pildi üle. Püssi tuhame tipus. Aga ma selgitan teile ära. Vot see on see katlamaja või tehas, kuidas te igatahes kutsuda tahate. Isest oli katlamaja, aga mõni kutsub teda tehaseks. Ma ei tea, katlamaja vist. Ja nüüd uus katlamaja on vot. Kui ma nüüd leiaks üles selle korstna. Vot näete seda halli kriipsu keskel. Vot see on see katlamaja korsten ja see on nii pisik, et see sõidub tervet linna. Siis seal pool on ka püssilasteaed. Kui hästi te näete praegu, ma ei tea, fokuseeriks see telefonid. Nii. Siis ma isegi ei oska meiga öelda. See on korterid. No püssilasteaed jääb. Vot enam-vähem. Vot sinna. Jah, see on püssilasteaed. Seal on püssi väike Tuhamägi. Ja seal mitte midagi. Ja seal on Aidu raudtee või maha jäetud siis. Siit alt läheb tavaline raudtee. Ja seal kaugel on siis kurikuulus püssiraudteejaam. Aga ma annan teile siin viimase pilgu püssi Tuhamäe tipust. Ja siis te näete nagu täies mahus ära, mis siin kõik on. Valma. Oi. Nii. Siis üle. Ma tiirlen siin nii aeglaselt, siis te näete. Kiire. Oodake inimesed. Te vist võib-olla näete rohkem, ma kuulsin pasunat. Ja ongi. Kui ma nüüd näeks paremini. Tuleb. Näe. Tuleb varsti. Seal, näete. Sõidab. Ja varsti peaks ta sinna püssiraudteejaama jõudma. Siin on see üks surmakuristik. Siin on üks surmakuristik, kui ma tahtsin ükskord alla minna, aga ma jäin siia nii kinni, et mul on reaalne surmahirm. Aga siin ma sain ikka kõndisin üles tagasi ja vot siin ma enam midagi minna. Olen vahest taguniku peal alla lasknud. Püssid siis, või nagu siin Tuhamäe tipust just. Teed juba neid tiirud. Siis te näete seda vaadet siit. Merd näeb, kui väga kaugele siit silmaga vaadata praegu, siis näeb ikka väga palju.
aga telefoniga ei näe seda just nii palju seda vaadet siit mäe tipust. Just näitan seda silmapiiri. See siit vaade siit tipust on ikka päris võimas, peaks mainima. Aga praegu, näite palju ma filminud olen, 15 juba. Okei, lõikan selle.